on juurde vaja. Tere tulemast suvisesse Pärnusse, me oleme jõudnud grillfestile, kus on kohal 100 vabariigi parimat grillimeistrit. Millised lõhnad, milline valik liha, kui saaks teile seda sinna eetrisse saata. Eestlane on lihasööja rahvast, öeldakse, et 2 päevaga süüakse ära siin 25 tonni liha. No mis see 25 tonni on? Umbes 4 suurt täiskasvanud Aafrika elevanti või siis 20 sõiduautot, no või siis Londoni 2-kordne buss. No vaata, kus pärnakas sööb, võdisevad seapekki. See on tegelikult seakõrv. No kõrvi nii. Kuidas maitses? Väga maitsev on. Väga maitsev. Nina ma ei saanud, nina võeti nina eest ära. Vaata, kus on rabamine. Õudne on ja, aga need teevad väga hästi. Pärnus peetud grillfest on üks väheseid Eesti festivale, kus sissepääsupiletit rahvalt ei küsita. Ja 2 päevaga külastab festivali umbes 50 000 inimest, ehk siis külalisi on sama palju kui Pärnu linnas elanikke. Nii et see on selline tore ja mõnus pidu, kuhu kõik on oodatud kuni lemmikloomadeni välja. Nii et selline suur kogupere pidu, nüüd ainult tule ei ole, keegi sulle mingid nõudmisi esita ja seda on sellisest heast nagu melust ja vaibist ka tunda. Et see on selline hästi vabameelne ja mõnus festival. See on täpselt selline festival, kuhu me ise tahaksime minna. No kes tuleb kaatriga sealt on? No siin on näha, et siin hästi elame, eks ole. Ei ole ainult lihtsad inimesed kokku tulnud. Kui ikka tuled grillfestile, siis me maksame. Nii on, jaa. Ja kui tõmmatakse vööd koomale, siis ainult selleks, et järgmine šašlõk sisse mahuks. All right, baby, all right. Pits viila. Ja amps peale. Ja võdisevad seapekki. See oli hea. Viiekaga saab siin juba kõhu täis, et no näiteks vaata, ilus menüü on supp soljanka, siin samas pajas valmib ooga soljanka 5 eurot, seal ja vorstike 10, vorstikesed 10, siis seakõrv 6, aga seakoonu saate 9 euro eest. Palju kulub festivalil? No mingi paarsada euri. Kuidas kellel kui suur kõri on, ütleme niimoodi, et aga kui lähed veel aftekale, siis ma arvan, et 200-300 eurot näiteks, millega võiks ju välja tulla tegelikult. Proua kurjaks ei saa, et mees niimoodi luftitab 100 eurosi või? Ei, ma ise luftitan kaasa. Aitad kaasa? Koduõlled on ju siin ülihead, mida me soovitame kindlasti. Siin on väga noored ettevõtjad, siis sa pead kõike proovima. Eks see iga asi maksab, aga samas see ju tegelikult tasub ära. Nende jaoks. Hommikul mäletad hästi. Täpselt. Kõik sai proovitud. Aga ei ole üldse hullu. 300-400 eurot läheb ära, jah, alati. Aga see on 1 kord aastas, pole hullu.